tere! Nagu te olete märganud, siis ilmad lähevad järjest külmemaks ja ega talv enam kaugel ei ole. Seoses sellega ma tahaksin juhtida tähelepanu natukene mootoriõlidele, mida me kasutame oma aia- ja metsatehnikas. Ma olen välja kirjutanud 2 õli. Üks on SAE 30, mida te kõik kindlasti teate, ja teine on SAE 5V30. Kindlasti ka olete näinud ja kasutanud. Mis nendel nüüd vahe on? SAE 30 on kõige levinum muruniidukite, murutraktorite, mullafreesites kasutatav õli. Tema omadused on väga head suviseks kasutamiseks. Enamus mootorivalmistajad soovitavad just SAE 30 kasutada oma mootorites, ma pean silmas väikemootoreid. Ja kõrval on SAE 5V30, mis põhimõtteliselt sooja mootori puhul käitub täpselt samamoodi nagu SAE 30. Seda see number 30 siin lõpus tähendabki. Aga see 5V siin juures tähendab seda, et tal on ka külmakindlus. Ma tean väga paljusid inimesi, kes arvavad, et see SAE 30 on okei, et mis ta ikka külmaga juhtub, et ei ole hullu, õli on õli. Aga päris nii lihtne see tegelikult ikkagist ei ole. Sellepärast, et ma parem näitan teile. Ma panin külma -20–25 kraadi juurde mõlemast õlist näidise ja demonstreerin, mis juhtub SAE 30 õliga külmas ja SAE 5V30 külmas. Nii, nüüd ma olen tagasi õlinäidisede laua peal. Tegemist on SAE 30 õliga, mis on umbes -20 kraadi juures, mis on täitsa tavaline Eesti talvel. Kui me nüüd natuke aega teda soojendame, siis ta muidugi hakkab liikuma, nagu õli ikka soojenedes läheb vedelamaks. Samal ajal 5V30 on ikkagist märkimisväärselt vedelam. See tähendab seda, et kui me paneme -20 kraadi juures omal murutraktori käima ja meil on sees SAE 30 õli, see õli on seal põhja peal ühes kihis, õlipump ei jõua teda imeda, sest ta põhimõtteliselt on peaaegu tahke. Mõelge paksu mee peale. Samal ajal kui 5V30 on üsna pumbatav ja mootori õlitus ei kannata selle all. Ehk siis, kui te hakkate murutraktoriga talvel lund lükkama, siis kindlasti vahetage õli ära või saate ette võtta korraliku mootoriremondi. Loodan, et saite siit natukene selgemaks endale, mis asi on suveõli ja mis on talveõli, õigemini, mis nende vahe on. Ma ei tahtnud asja väga keeruliseks ajada, sellepärast ma tõingi lihtsalt väga lihtsa näite, et mis juhtub külmas ühe ja teise õliga. Kohtumiseni!